EV100 turundusidee. Ja meie järgmine rubriik on turundusdoktori kaasus ja mida me teeme koostöös siis Eesti Vabariik 100-ga. Ja selles rubriigis siis meil kommenteerivad Hanna Kindel, kes on siis OMD meediaagentuurist ja Siiri Treufeld, kes on MTÜ-st Eesti Rohelised Koolihoovid. Ja meie mõte on siis see, et igal nädalal tutvustame ühte Eesti Vabariik 100-ga seotud üritust ja arutame siis koos saatekülalistega, kuidas seda üritust saaksid ettevõtted ka oma turunduses ära kasutada ja koostööd teha. Ja seekord siis Rohelised Koolihoovid, millest lühidalt kokku võttes, enne kui ma nüüd Siirile sõna annan, ütlen nii palju, et tegemist on siis projektiga, mille eesmärk on parandada laste liikumis- ja õppimisvõimalusi koolihoovides, kaasates koolihoovide kujundusprotsessi kogu koolipere, ehk siis õpetajad, õpilased, teised koolitöötajad, samuti omavalitsuse, lapsevanemad ja kohaliku kogukonna. Ja tutvustatakse siis seda, kuidas koolihoove saab kasutada paremini õppetundides ja koolitöö väliselt ja tegelikult ka seda, kui oluline siis on igapäevaselt liikuda ja looduses õppida. No nii, kaugel te täna olete? Ma kõigepealt parandan või toon välja, et see projekti nimi on Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima. Jaa, tänud. Palun. Me oleme hetkel nüüd nii kaugel, et me sügisel kogusime lastelt ideid kuskil 6 aja vältel ja nüüd on need ideed antud edasi maastikuarhitektidele, kes neid analüüsivad ja siis nii laste ideede põhjal kui ka kooli juhtkonnalt saadud sisendi põhjal töötavad välja sobivad lahendused koolidele. Palju teil koole on, kes seal kaasatud on? Meil on võetud üle Eesti 15 kooli, lähtudes sellest, et on Eestis 15 maakonda, meil paraku on jäänud välja Virumaa. Oho. Hetkel, kuna seal lihtsalt, kui me esmalt küsisime, millised koolid soovivad osaleda, siis Virumaalt ei tulnud väga palju. Ei ida ega lääne poolt siis või? Jah, kahjuks küll. Selge. Nii oli. Viputan siin sõrme, et tuleb osaleda. Tallinnast on need kaks seedet. Selge. Mis need ägedad ideed olid, mis te nende koolihoovide jaoks saite? Mis seal toimuma hakkab? Hetkel põhimõtteliselt me lähtume tegelikult funktsionaalsusest, eks ole, et kas siis pigem lapsed soovivad rohkem liikuda või soovitakse mingi õppenurk luua, et need koolid on need vajadused tegelikult suhteliselt erinevad, kuna ka koolid, kes selles projektis osalevad, on erinevad, et linnakoolid või suuremad koolid on meil näiteks siin Tallinna Saksa gümnaasium, Kohila gümnaasium, Suure-Jaani kool, Elva gümnaasium, aga on ka selliseid väiksemaid koole nagu ala Tilsi põhikool, mis on päris väikesest kohast, ja Vastseliina gümnaasium, Pühajärve põhikool, et nende vajadused on võib-olla veidikene teistsugused. Missugused need siis on? Missugused on suurte vajadused, missugused on väikeste omad? Suurte puhul võiks võib-olla eelkõige öelda, et soovitakse sellest suurest asfaldi lahmakast kas siis lahti saada, seda on kahtlemata keerukas teha, et võib-olla siis tuua natukene seda rohelust ja esiteks ja teiseks võib-olla selliseid natukene krutskiga ronimisvõimalusi ja atraktsioone. Ja väikeste puhul? Nemad tahavad just asfalti siis saada või kuidas nendega? Pigem ei, aga näiteks kui meil on siin Käina kool, et nende mure on jah pigem see, et nad sooviksid rohkem liikumisvõimalusi ikkagi. Okay. No nii, ja nüüd teil on ideed olemas, projekteeritakse, mis edasi hakkab saama? Edasi me kuskil aprilli algusest siis plaanime igas koolis koos lastega ja ka kogukonnaga need projektid siis teostada. Ajapikku jah, et maastikuarhitektide juhendamisel siis ja kaasata ka siis võib-olla siis tööõpetusõpetajaid ja kes siis sealt kooli poolt oleksid toeks. Väga äge. Mis toetust te ootate ettevõtjatelt? Kuidas nemad saaksid panustada aidata, et need koolihoovid veel paremaks läheksid? Ma olen siin, hetkel on meil taha tulnud suur sponsorina näiteks Bauhof, kes panustab otseselt ehitusmaterjalidega
ja nende poolt on võimalik ka istikuid, eks ole, saada ja et a la analoogseid partnereid oleks tegelikult jah, on täiesti teretulnud. Näiteks ka erinevad puukoolid, metalliettevõtted, kellelt võiks siis saada abi näiteks rularampide ehitamiseks. Siis värvifirmad ja kahtlemata ka need ettevõtted, võib-olla kes ei ole otseselt ehitusettevõtted, võib-olla on mingisugused uudistooted ettevõtetel, mida nad tahaksid lansseerida EV 100 sünnipäevaga seoses ja selle läbimüügilt siis võib-olla mingisuguse osa panustada projekti. Väga tore. Anna, mis mõtteid sul tekitab? Mis sa soovitaksid, et ettevõtjad tulge kaasa, saaksite teha veel seda ja seda? Mulle kohutavalt meeldis need koostööpartnerid, siis Bauhof juba kõlas ja kõlasid erinevad metalliettevõtted, et Tallinna Ühisgümnaasiumi vanemate ja hoolekogus, eks ju, on läbi käinud erinevad ideed ja ma lihtsalt toon näite, eks ju, et sinna kooli õuele võiks siis rajada rattaparkla. Et mõte on lihtne, et me kõik teame, et kuivõrd nagu lapsed on nagu tänapäeval harjunud, et autoga tuuaks neid punkti A, punkti B, eks ju, ja vahetame need vahemaad on tõesti naeruväärsed ja miks ei võiks seda teha rattaga, eks ju. Aga alatine küsimus on see, et kus sa paned need rattad, eks ju. Ja siis põhimõtteliselt nende varjualuste nagu ehitamisel täpselt Bauhofi ja metalliettevõtete siis profiili tüüpi ettevõtteid abiks vaja lähekski, kes siis saaks need varjualused nii rajada, et need on ikkagi suletavad ja need nii-öelda ei pääseks nagu need kõrvalised isikud sinna nagu rataste hoidlasse sisse ja see oleks nagu siis nagu kaks kärbest korraga nagu siis tabatud, et oleks võimendaks laste liikumist, eks ju, ja teiseks, et need rattad oleks siis nagu ohutuskohas. Lihtsalt näide, mis on Tallinna Ühisgümnaasiumi vanemate ja hoolekogust läbi jooksnud. Ja väga hästi siis nagu leiab selle ühise kokkupuutepunkti nüüd antud projekti mingite mõtetega. Just, aitäh, väga hea. Et see laste liikumine on tegelikult tõesti väga oluline nii kooli territooriumil kui ka väljaspool kooli ja selleks me püüamegi siin koolihooviga midagi teha, et luua siis lastele see liikumist võimaldav keskkond. Mina kirjutasin siin nüüd paralleelselt, kui ma teid kuulasin, lihtsalt mõned asjad veel välja, et kui ma tulen nüüd natuke laiemaks sealt koolihoovist, eks ju, siis hakkame sealt liikumisest pihta, et üks on rattaparkla, eks, aga teine on, ma arvan, et see on erakordselt hea võimalus, kui me vaatame üldse sellist kuidas ma selle kohta ütlen, väikeste lõbusate liikumisvahendite turg. No ma ei oska muud moodi neid tõukse ja kilpaike ja mis iganes tüüp vahepeal oli ju ajujahis vist võitis mingisugune rula, millel oli mingi kuidas seda kutsutakse, sa saad teda juhtida nagu lenkstangiga või ma ei oska öelda, mis iganes reibaik või mis oli. Et neid väikseid imelisi liiklusvahendeid, mida kasutatakse suvel ja siis on ju need, mida talvel kasutatakse, eks ju, sellised tõuke, kelgu ja skuutri ja jällegi mingi et mulle tundub, et see turg on nagu kohutavalt lai ja hästi kiiresti kasvab, lapsed tulevad kiiresti kaasa. Ma arvan, et see oleks ka hea võimalus seda tüüpi nagu vahendite tootjatel või maaletoojatel, Eestis tootmist vähe, eks ju, maaletoojad, see on erakordselt hea võimalus tutvustada selle projekti raames, mida te teete ja sama lugu, kui me räägime rattaparklast, siis kõik need asjad vajavad seal kuidagi nagu mingid parkimisasjad, see parkimine võiks siis olla rohkem kui ainult tavaliste rataste jaoks, vaid nii, et sa saad kõik need vahendid, riputad sinna või mis iganes moodi sa siis nad sinna parklad võivad ka juba pealt olla. No just nimelt, tõuksi ja kickbike'i ja need on nagu täitsa erinevad, et ma arvan, et sealt võiks nagu täitsa seda asja laiendada, sest see parkla on ka iseenesest atraktiivne koht, kus te saategi näidata, kui ägedad asjad on, et lapsed ei käi kõik poes vaatamas, nad ei teagi, et on olemas ja kui teil on näiteks olemas ainult mingi e-pood, kuhu nad muidu iialgi ei satu, siis sealt võib-olla saavad inspiratsiooni, tulevad vaatama. Et see oli nagu üks mõte. Siis teine mõte mul on ikkagi see, et kui ma vaatan üldse seda nagu koolielu, siis minu meelest koolielu meil on 9 kuud aastas ja siis, kui seal kooliaias tõeliselt põnev on, ei ole seal mitte kedagi, siis on suvi ja lapsed on läinud. Ma arvan, et sinna täitsa võiks mõelda mingeid tegevusi ka suveks. Kas see on mingisugune laste linnalaagrite osa või mingi
mingisugune ürituste programm, et esiteks need taimed, mis sinna istutatakse, on kastetud ja hooldatud ja ära ei kuiva, noh, see on see põhiteema, eks ju, et paneme kevadel kasvama, sügisel pole midagi, sest kuivas ära, eks. Meil kastides, sest hooldust ei olnud. Et sinna võiks täitsa tekitada mingisuguse sellise, noh, kas või lastelaagrid. Käivadki hooldamas, teevad tööd, saavad kogemust, saavad vilju nautida. Väga hea. Et noh, ka see on mul, tahtsid täiendada siin ja ma vahepeal? tahtsin nii palju täiendada, et vahel on ka lapsed, eks ole, sealt kodukandist võib-olla eemal suveks, aga siis paralleelselt võiks ju kutsuda ka kogukonnas näiteks vanemaid inimesi, kes seal on kohalikud pensionärid ja kellel ka ei ole mitte midagi teha, eks ole, et siis neid kuidagi sinna integreerida võib-olla. Ja siis võib kutsuda ju neid lapsi, kes just nimelt sellel hetkel seal kogukonnas on, eks ju, et kui pärnakad sõidavad ära, siis Pärnusse tulevad turistid, kes saaksid siis seal midagi teha. Et jällegi selline hoopis teistmoodi tüüpi nagu natuke avatum mõtlemine võib-olla kui tavaliselt. Noh, peod, vastuvõtud, kogukonna üritused, mida iganes sinna teha saab, eks ole, et suvine aeg on selline ilus aeg. Siis kindlasti mul siit kuskilt hakkas mõte tööle, et mulle miskipärast tundub, et sealt võiks äkki tekkida ikkagi midagi, mis on liigutatav, mobiilne, kokkupandav, midagi, mida saaks kuidagi viia ka nendesse ülejäänud 100 koolidesse, kuhu ta tegelikult ei jõudnud. No tegelikult on plaan selle projektiga ka edasi minna, et antud projekt on pilootprojekt, aga liikuda selle Eesti Vabariik 100 sünnipäeva raames ka edasi, et teistesse koolidesse, aga kahtlemata need mobiilsed lahendused on üliolulised, et juba sellepärast, et kliima ei ole meil kuigi kiita. Just. Et saaks need mingisugused, kas siis atraktsioonid, mängu turnikaid või mis iganes asjad saaks nagu kuidagi teisaldada näiteks külmemaks perioodiks. Ja tegelikult oleks ju tore, et kui nad nagu talvel on kuskil seal koolimajas sees, kellel need ruume on, eks ju, suvel liiguvad välja ja vastupidi, et jällegi, et mis me hoiame neid rampe seal õues lume all, jäätuvad, lähevad katki, selle asemel, et lapsed saaks kuskil sees sõita, eks ju. No kas või pingsi lauad, eks ole, on sellised asjad, mida saab väga kergelt ju liigutada sisse. Et seda võiks nagu vaadata isegi nagu sellise nagu niisuguse laiema pildiga. Ja muidugi on üks teema, mis siin veel on, mis ma tegelikult paneks tõesti ettevõtjate südamele, on tegelikult kõikide nende asjade hooldus. Sest me teame seda, noh, need samad rambid, kui kiiresti, kui sa ei hoolda, kui kiiresti on seal augud sees, nad muutuvad eluohtlikuks lastele. Et seda, et kui teie suudate initsieerida selle, et me teeme asja korda, siis ikkagi kohalikud ettevõtjad, palun tulge nii palju kampa, et aidake neid asju siis hooldada nii, et nad ka võimalikult palju või võimalikult kaua lastele nagu nii-öelda tervelt vastu peaksid. Et see on tegelikult üsna suur koormus, mis sealt ju tuleb ja see hoolduskoormus, noh, mida ei suuda ju keegi muidu siin projekti raames kanda. Et siin neid võimaluse kohti on palju ja ma arvan, et seda, kuidas ettevõtted ennast selle raames tutvustada saavad, noh, siin on kohtralt, eks ole, te saate seal koolihoovides ägedaid üritusi korraldada, noh, te saate lastega koos neid asju seal hooldada, laste vanematega koos, kasutada seda jälle oma uute toodete tutvustamiseks. Et selles mõttes sealt ma arvan, et seda koostöö võimalust on küll minu meelest hästi palju. Ma veel toon välja, et kahtlemata on meil vaja seal tööriistu, erinevaid tööriistu nende ehitamisel, et siis erinevad tööriista müüjad, samuti tööriista rentijad, et on väga-väga teretulnud abistama. Samuti kompostikasti tegijaid ootaksime kampa. Ja mida me siis ka pakume omalt poolt, eks ole, et see projekt kindlasti leiab hästi palju kajastust sotsiaalmeedias nii EV100 enda lehel kui ka meie kodulehel koolihoovid.ee pluss siis ka meie sotsiaalmeedias Eesti Rohelised koolihoovid ja kahtlemata ka koolid ise jagavad seda infot väga palju läbi lastevanemate ja läbi õpetajate. Ma küsin korra, Hanna, sina nüüd meediaagentuuris puutud hästi suurte klientidega kokku. Kuidas sulle tundub, kas need suured kliendid võiksid ka panustada sellisesse asja või on seda nende jaoks liiga vähe? Ma arvan, et nad hakkavad liikuma ikkagi sinna, kuhu kogu ettevõtlus terves maailmas, arenenud maailmas liikunud on, eks, et see on sotsiaalne vastutus. Ja kindlasti see nii-öelda sotsiaalne vastutus on kindlasti üks osa ühe tänapäevaga Eesti ettevõtte sellisest nagu välisest kuvandist, et neid projekte nagu on
ja ma näen, võimalust ma näen kindlasti. Võimalust ma näen, et ta nüüd on kõik kinni sellisel taktikalisel tasandil, kuidas nagu kellele läheneda, kellele, kuidas ja mil moel ja kõik muu on ju. Aga selline, ma usun, et nagu ettevõtjate poolset nagu valmisolekut kindlasti on olemas. Üks võimalus veel, kuidas ettevõtted saaksid panustada, on ju tulge ise kohale oma töötajatega sinna samale talgupäevale, et teeme koos lastega midagi, eks ole, et ettevõtetel on ju ka endal ühisüritusi vaja korraldada või oma tiimiga kasvu, et võivad ka vabalt sinna koolidesse kohale tulla ise ehitama. Ja ma arvan, et see annab väga ägeda kogemuse. Absoluutselt, ja see on selline hea teambuilding ja niisugune meeskonnavaimu loomine, et ma saan aru, et teie kodulehel on olemas lisaks sellele, missugused koolid on olemas ka juba info selle kohta, millal need ehitumise päevad on? Need ehitamispäevad tegelikult ei ole veel kindlad, et need on meil nüüd kaardistamisel, hetkel koolidega veel läbirääkimisel, aga minu poole võib alati pöörduda, et kodulehel on andmed olemas. Just. Et siis saame ka omavahel läbi rääkida. Aga see jääb ikkagi sellesse suvesse? Ja see jääb sellesse kevadesse. Sellesse kevadesse ja aprill-mai. Väga hea. Et siis ettevõtte, et olge kenad nüüd, et on teada, et igast maakonnast on keegi, nii et teil on võimalik ka leida oma selline kodulähedane kool, keda te toetada saaksite, eks ju, või peaaegu, et igast maakonnast. Ja tõepoolest jälgige siis seda ajakava, et millal need olulised ehitusasjad on ja olge ise nagu nii-öelda aktiivselt toetama ja kontakte otsima. Et ma usun, et see teie nii-öelda logo või mis iganes asjaga te siis suudate seda asja ära markeerida või mingi vahva ürituse seal hoovis pärast teha, et see kindlasti annab nagu sellist värskust ja teile kindlasti niisugust innovatiivset kuvandit, mida ja just nimelt nagu Anna siin ütleb, et niisugust sotsiaalset vastutust, et läbi sellise projekti on hea ja tore pildil olla. Ja kogu info on üleval ka loomulikult TV100 kodulehel. Just, ja me lingime selle ka ära, nii et siit saate kohe õigesse kohta välja, nii et võtke aga ühendust. Aga mina tänan väga praegu Hanno ja Siiri, et te siia stuudiosse tulite seda projekti tutvustama ja tänan ka kõiki kuulajaid ja kohtume taas kord nädala pärast. Tänud! Aitäh! Sulle meeldis Turundusraadio? Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.